Sünnituseks ettevalmistus on täisväärtusliku elu elamine. Õige toitumine, puhkamine, liikumine, hea partnersuhe, teadmiste kogumine tulevaseks eluperioodiks. Lapseootus on aeg hoolida iseendast, partnerist, oodatavast lapsest ning nautida seda kõike erakordset. Rasedus sobib naise kehale. Turvalisuse huvides vajavad laps ja ema meedikute poolset jälgimist. Naistearsti, perearsti või ämmaemanda vastuvõtule on õige aeg minna 2. või 3. raseduskuul. Esimesel külastusel saadakse tuttavaks. Räägitakse raseduse kulgemisest ja antakse ülevaade sünnituseelsetest uuringutest. Vastuvõtul võiks rääkida rasedusega seotud rõõmudest ja muredest ning saada vastused tekkinud küsimustele. Esimestel külastustel saab naine endale raseda kaardi, millesse kantakse kogu rasedust puudutav teave. Kaarti võiks endaga alati kaasas kanda. Naise tervist uuritakse põhjalikult. Tuppeanalüüside kaudu hinnatakse põletiku tekitajate olemasolu. Vereanalüüside põhjal määratakse naise veregrupp ja reesusfaktor. Geneetiliste uuringutega selgitatakse välja lapse võimalikud arenguhäirete riskid. Tavaliselt käib naine kuni raseduse 30. nädalani tervisekontrollis 1 kord kuus, hiljem sagedamini. Iga kord mõõdetakse vererõhku. Kaalutakse. Antakse nõu ja räägitakse lapseootusega seotud teemadel. Kontrollitakse suhkru ja valgu olemasolu uriinis. Hemoglobiini hulka veres jälgitakse 6 kuni 8 nädalase vahega. Alates 20. rasedusnädalast kuulatakse lapse südamelööke. Ultraheliuuring teostatakse lapseootuse 18. kuni 20. nädalal raseduse suuruse täpsustamiseks. Vajadusel võib seda teha ka raseduse hilisemas faasis, et hinnata loote asendit, kaalu, kasvu ja arengut ning platsenta asendit. Soovi korral võib vastuvõtule ja uuringutele tulla koos pereliikmetega. Lapse sündi ootab kogu pere. 36. nädalast saab registreerida lapse südamelööke kardiotokograafi abil. Rasedat kaitsevad seadusega tagatud sotsiaalsed õigused. Tööandjal on kohustus lubada lapseootel naine arsti vastuvõtule arsti otsuses näidatud ajal. See aeg arvestatakse tööaja hulka ning säilitatakse keskmine töötasu. Alates 12. rasedusnädalast ei pea naine maksma tervishoiuasutustes visiiditasu. Rasket tööd tegeval naisel on õigus nõuda töötingimuste kergendamist või kergemale tööle üleviimist. Seda tehakse arsti otsuse ja töövõimetuslehe alusel kuni sünnituspuhkuseni. Kui kergemal tööl olles tekib palgavahe, siis kompenseerib selle haigekassa ja see arvestatakse eelmise kalendriaasta tulude järgi. Kergema töö puudumisel vabastatakse rase tööinspektori nõusolekul ajutiselt töölt ja haigekassa kompenseerib 80% eelmise kalendriaasta keskmisest kuutasust. Naisel on õigus jääda rasedus- ja sünnituspuhkusele 70 päeva enne arsti määratud eeldatavat sünnituskuupäeva. Puhkusele võib jääda ka hiljem. Rase ja alla aastase lapse ema saab hambaravi eest kõrgendatud hüvitist.
Selleks tuleb haigekassale esitada avaldus, hambaravi eest tasumise arve ning rasedust tõestav dokument või lapse sünnitunnistuse koopia. Perekoolid tegutsevad enamasti sünnitusmajade juures. Kursustel käsitletakse rasedust ja sünnitust, naise anatoomiat ja füsioloogiat. Räägitakse naise organismis toimuvatest muutustest. Õpetatakse sünnitusaegset hingamist. Harjutatakse lõdvestumist. Perekoolis saab mees soovitusi, kuidas naisele sünnituse ajal toeks olla ja valusid leevendavat massaaži teha. Ja nüüd, kui su käsi on, eks ole, siin taga, näed, su käsi... Antakse nõu, kuidas last rinnaga toita. Räägitakse vastsündinu eest hoolitsemisest. Sünnituseks valmistudes saab naine üha kindlamalt aru, mida oma sünnituselt oodata ja kuidas muuta sünnitus meeldejäävaks kogemuseks. Sünnitada saab vaid sünnitaja ise, kuid ta vajab kindlasti abi ja tuge nii pereliikmetelt kui sünnituse abilistelt. Tasub järele mõelda, kas senised toitumisharjumused sobivad ka lapseootuse ajaks. Vajadusel tuleks seniseid harjumusi muuta, sest läbimõeldud söömine on hea enesetunde jaoks määrav. Tervislik söök toetab ema head enesetunnet nii raseduse ajal kui ka pärast lapse sündi rinnaga toitmise ajal. Rohkete soovituste ja tarkuste seast iseenda jaoks parima variandi leidmine võib näida keeruline. Toiduainete valik on suur ja võib tekitada segadust. Võib tunduda, et erinevaid õpetusi, keeldusi ja hoiatusi rasedusaegse toitumisega seonduvalt on hirmutavalt palju. Kõik head soovitused aitavad juhul, kui suudetakse lähtuda oma enesetundest. Esimestel raseduskuudel võib söögiisu langeda. Kuigi tulevane ema võib esimestel raseduskuudel süüa senisest vähem, ei mõjuta see veel sündimata lapse arengut. Loodus on korraldanud nii, et laps saab sel ajal ema organismist vajalikud toitained kätte. Paljud, kuid mitte kõik, lapseootel emad kogevad 7. kuni 8. rasedusnädala paiku algavat hommikust iiveldust ja oksendamist. Toidud ja lõhnad võivad mõjuda senisest ootamatumalt. Selle vaevuse põhjused pole veel selged. Sageli on muutunud lõhnataju ja maitsega seotud eelistused põhjuseks, mis sunnib naist väga hoolikalt sööke valima. Enne voodist tõusmist võiks süüa kerge hommikueine. Hästi sobib klaas keefiri, küpsis, võileib, puu- või juurvili. Voodist tõusta oleks hea rahulikus tempos. Anna kehal aega kohaneda uue päevaga ja sellega seotud toimingutega. Sagedased toidukorrad ja väikesed portsjonid võivad pakkuda päeval halvale enesetundele leevendust. Vältida võiks rasvaseid ja vürtsikaid toite. B-gruppi vitamiinid aitavad iivelduse ja oksendamisega seonduvat vaevust leevendada. Täisteraviljatooted, idud ja pärm sisaldavad rohkelt B-gruppi vitamiine. Halva enesetunde puhul võib abi olla voodis lesimisest. Kasuks võib tulla ka toast õue, värske õhu kätte minemine. Kuigi halb enesetunne ei ohusta tavaliselt ema ja last, tuleks alati oma enesetundest rääkida arstile.
Vahel kurnavad iiveldus ja oksendamine lapseootel ema nii palju, et vajalikuks võib osutuda arsti ettekirjutuste järgimine. Iiveldus ja oksendamine lõppevad 12. rasedusnädala paiku. Raseduse teisel poolel on enamasti söögiisu hea ning maitsevad pea kõik toidud. Kuna lapseootuse viimastel kuudel surub kasvav emakas siseorganitele, siis on hea süüa enesetundest lähtuvalt tihti, kuid korraga vähe. Sagedamini süües omandab organism toitu paremini. Kehakaalu kasv ei ole tingitud ainult ema toitumisest. Kehakaal tõuseb, sest ema üsas kasvab laps, emakas suureneb, areneb platsenta ja tekib lootevedelik. Ka hakkab naise keha juba talletama rasvavarusid, mis on vajalikud rinnaga toitmiseks. Kehakaalu tõusu mõjutab ka lapseootel ema suurenenud veremaht. Kaksikute puhul on loomulik, et kaalu tõuseb rohkem kui ühte last oodates. Keskmiseks kaalutõusuks peetakse 12 kilo, kuid see võib erineda iga rasedusega ja iga naise puhul. Rasvaste toitude ja magusaga liialdamine võib naise ja samuti veel sündimata lapse kaalu kiirelt tõsta. Samuti on peale sünnitust raske liigsetest kilodest vabaneda, seepärast katsuge rasvaseid toite ja magusat piirata. Magusavajadust aitavad vähendada puu- ja juurviljad. Piisav liikumine ning läbimõeldud menüü aitavad tagada, et naise kehakaal tõuseb lapseootuse ajal just nii palju kui vaja. Iga söögikord võiks sisaldada juurvilju, puuvilju või marju. Eelistada võiks kodumaiseid. Välismaised puuviljad peaks enne söömist pesema ja koorima. Juur- ja puuviljad sisaldavad vajalikke aineid ja vitamiine ning hoiavad ka seedimise korras. Väherasvane liha, kala, piimatooted sisaldavad loomset valku. Seda vajab arenguks kõhus kasvav laps. Täisteraviljatooted sisaldavad rohkelt vitamiine, mineraal- ja kiudaineid. Taimsetes rasvades on lahustunud vitamiinid, nende seas A, E ja D vitamiin. Sobilikud on päevalille, oliivi, linaseemne või rapsiõli. Päevase vajaduse katab 1 supilusikatäis õli. Täielik loobumine soolast ja suhkrust pole lapseootuse ajal õigustatud. Nende tarvitamisel tuleb olla mõõdukas. Suhkrut saab soovi korral asendada puuviljasuhkru või meega. Soola on võimalik asendada maitsetaimedega. Joodava hulka pole vaja piirata, sest rohke vedelik aitab hoida head toonust ning toetab seedetegevuse tööd. Juua tuleks alati, kui tuntakse janu. Sobivad vesi, mahlad, taimeteed, viljakohv. Rasedusaegsetest hormoonidest tingituna liigub toit soolestikus aeglasemalt ning vaevata võib kõhukinnisus. Vaevuse puhul on abiks kiudainete rikas toit ning puuviljade ja juurviljade lisamine igapäevasele menüüle. Hommikune klaas vett või keefirit annab päevale mõnusa alguse ning aitab seedetegevust korras hoida. Ka toidukordade vahel võiks seedetegevuse toetamiseks juua vett või mahla. Kange oakohvi ja kofeiini sisaldava teega liialdamine võib esile kutsuda kõrvetisi. Need mõjutavad veel sündimata lapse südametööd. Kohv ja kange tee takistavad raua imendumist. Ka mõningad karastusjoogid sisaldavad kofeiini ja neid võiks vältida. Lapseni jõuab sama kogus kofeiini, mida tarbib ema.
Kindlasti tuleks oma arsti või ämmaemandaga arutada läbi vitamiinide ja mineraalainete tarvitamise põhjendatus. Mineraalainete ja vitamiinide tarvitamise vajadus tuleks hinnata iga raseduse korral eraldi. Hemoglobiin on valguline aine, mis asub punastes verelibledes. Ta transpordib meie kehas hapnikku kopsudest koerakkudesse. Raseduse kasvades hemoglobiini protsent tavaliselt natuke langeb. Põhjus on selles, et lapseootusega kaasuv suurem vedeliku hulk kehas võib põhjustada vere lahjenemist. Seega on mõningane hemoglobiini hulga langus normaalne. Lapseootuse ajal jälgitakse hemoglobiini protsenti veres 6–8 nädalase vahega. Rauapuudusel väheneb ema ja lapse kudede hapnikusisaldus. Seetõttu võib halveneda naise enesetunne ning naine võib kaevata väsimust ja pearinglust. Rauda on tarvis ka sünnitusjärgseks taastumiseks. Enamasti on raua piisav kogus tagatud mitmekülgse toitumisega. Rauda sisaldavad paljud toiduained. Loomaliha, aed ja metsmaasikad, punane peet, täisteravili, kuivatatud aprikoosid, granaatõunad, kibuvitsamarjad. Rauavarud võivad vajada täiendust juhul, kui üksteisele järgneb mitu rasedust. Eriti tähelepanelikuks peaks tegema see, kui eelmise sünnituse ja uue raseduse vahele jääb vähem kui pool aastat. Kaltsiumi vajab veel sündimata laps luude, hammaste, südame, lihaste ja närvide arenguks ning vereloomeks. Veel sündimata lapse vajadused saavad alati kaetud, sest naise organism annab kaltsiumi ära oma varudest. Läbimõeldud toitumisega saab suurendada organismi kaltsiumi tagavarasid. Enamasti piisab tavapärastest toiduainetest. Palju kaltsiumi sisaldavad juust, piimatooted ja kõik rohelist värvi köögiviljad. Foolhapet vajab tulevase ema organism 2 korda rohkem kui tavaliselt. Foolhape osaleb punavereliblede ja organismi kudede uuenemisel ning aitab vältida lapse arengurikkeid. Foolhapet soovitatakse tarvitada isegi juba enne planeeritavat rasedust. Kauaaegsel taimetoitlasel võib olla vaevarikas oma toitumisharjumusi muuta. Selleks pole enamasti ka vajadust. Läbimõeldult koostatud taimetoitlase menüü, mis vastab lapseootel ema vajadustele, ei kujuta ohtu raseduse kulgemisele. Samas ei ole lapseootus õige aeg taimetoitlusega alustamiseks. 4 nädalat, 6 nädalat. Ema ja isa suhtlemine veel sündimata lapsega saab alguse juba lapseootuse ajal. Laps tajub ema üsas välist keskkonda ning saab osa ema elurütmist. Veel sündimata lapsele saab ema jagada oma hellust oma kõhtu silitades, lapsele lauldes ja temaga rääkides. Vajub lapse õla peale, tuleb lapse kõhu peale. Laps kuuleb ema üsas väliskeskkonnast temani jõudvaid helisid juba 6. raseduskuul ja tajub temani jõudvat valgust. Veel sündimata lapsega suhtlemine annab võimaluse osa saada lapse üsasisesest kasvamisest ja arengust. Laps saadab liigutustega teateid elust ema kõhus. Palju meil on siis aega nüüd? 6 nädalat. Lapse liigutuste kaudu tajub ema, millal laps puhkab ja millal on ta aktiivne. Nende omavaheline eriline suhtlemine loob tee väikese inimese paremaks mõistmiseks sünnijärgsel ajal. Tulevase isa tähelepanu ja osalemine aitavad naisel jagada armastust veel sündimata lapsele. Samuti saab ka laps osa isa hellusest. Lapseootuse ajal
tuleb alati enne ravimite tarvitamist nõu pidada arstiga. Alkohol ja suitsetamine ohustavad rasedust. Nii alkohol kui ka nikotiin läbivad platsenta ning saavutavad loote veres sama kontsentratsiooni, mis ema veres. Ema üsas arenev laps tarbib koos emaga alkoholi ning suitsetab. Otsus suitsetamise lõpetamiseks peab tulema emalt endalt. Lähedased saavad teda sellest toetada. Laps ei saa ema üsas olles valida, kas saada osa suitsetamisest ja alkoholi tarbimisest või mitte. Küll aga saab ema valikute langetamise teel kaitsta oma last. Ema saab valida ka keskkonda, kus ta viibib. Suitsetavate inimestega ühes ruumis viibimisel muutub ka ema passiivseks suitsetajaks ning see mõjub lootele sama kahjulikult kui naise enda suitsetamine. Kõik narkootikumid kahjustavad veel sündimata last. Narkootikume tarvitav naine ei tohi oma probleemi häbeneda, vaid peab sellest kindlasti rääkima arstiga, et ühiselt arutada edasise üle. Päeval mõjub kosutavalt väike uinak. Väsimust aitavad leevendada sirutusharjutused ja liikumine. Tööpäeva jooksul tuleks teha väikeseid pause ja veidi puhata. Jalgade verevarustust parandab jalgade tõstmine üles puusadest kõrgemale. Jalanõud võiks olla madala kontsaga. Unega esimestel kuudel enamasti probleeme ei ole. Uni on hea ning naine võib tunda, et vajab ka päeval väikest puhkust. Raseduse edenedes võib uni häiritud saada. Paljuski on unehäired seotud emotsionaalse seisundiga. Emotsioonidest tulvil ja väsitava päeva järel võib erutatud olla nii ema üsas olev laps kui ka naine ise. Rahustavalt võib mõjuda õhtune jalutuskäik. Soe jook. Veeprotseduurid. Viimasel 3 kuul on enamasti raske uinumiseks head asendit leida. Ka lapse liigutused muutuvad üha tugevamaks ning võivad unest äratada. Olemise teevad mugavamaks padjad, mida võib asetada kõhu alla, selja taha või põlvede vahele. Lapse ootusaegne unerütm on justkui ettevalmistus lapse sünnijärgseks ajaks, mil öised ärkamised on üsna tavapärased. Hea vorm ja sportlik eluviis on tervisele kasuks. Kuidas aga turvaliselt liita treening beebiootusega ning säilitada või parandada kehalist vormi raseduse ajal, see tekitab küsimusi nii sportlikule kui ka istuva eluviisiga beebiootajale. Rasedus toob endaga kaasa suured muutused kogu kehas. Kiireneb ainevahetus ja südamerütm. Suureneb hapniku tarbimine ja rasvukude. Kehas koguneb vesi. Sama tegevuse jaoks kulub energiat endisest rohkem. Suurenev kõht mõjutab kogu keha asendit ja rühti ning võib tekitada seljas valulikkust. Rasedushormoonid muudavad liigesed ebastabiilsemaks ja äkilised liigutused ebamugavaks. Seega ei sobi rasedale mõningad spordialad nagu pallimängud, sukeldumine, ratsutamine. Ebamugavust võivad tekitada jõusaalitreening ja hoogsad aeroobikastiilid. Hästi sobivad käimine, ujumine, spetsiaalselt rasedatele mõeldud treeningud. Usaldada võiks oma enesetunnet. See ütleb kõige täpsemini, kas tehakse õigeid asju. Enne treeningutega alustamist oleks soovitatav pidada nõu arstiga. Naistele, kes enne rasedust ei sportinud, on mõistlik alustada harjutamisega õppinud spetsialisti käe all.
raseduse alguskuud mõjuvad naise enesetundele erinevalt, mistõttu treeningule mõeldes tuleks lähtuda just enesetundest. 4. kuni 6. kuuni tunneb naine end enamasti hästi. Keha on rasedusega kohanenud ning muutused kehas ei ole kurnavad. Seetõttu võivad treeningud olla suunatud rohkem lihastööle ja vastupidavusele. 3 viimasel kuul võiks õppida lõdvestuma, otsima head enesetunnet. Treeningu abil saab vabaneda pingest ja ebamugavustundest. Ei maksa ennast liialt väsitada. Õigesti koostatud treening leevendab rasedusaegseid vaevusi nagu iiveldus, jalakrambid, väsimus ja seljavalu. Regulaarne treening raseduse ajal tõstab meeleolu, parandab söögiisu ja und ning aitab vältida liigset kaalutõusu. Õige ülesehitusega treening parandab vereringet ja tugevdab lihaseid. Regulaarne harjutamine raseduse ajal suurendab keha painduvust. Treening, mis tekitab hea enesetunde emale, mõjub hästi ka kõhus kasvava lapse heaolule ja tervisele. Rasedusaegne teadlik treening aitab kaasa loomulikule sünnitusele, tõstab usku ja teadlikkust enesesse, mistõttu sünnitus on vähem valus ning lühema kestusega. 4, 3, 2, sisse, tuginaga välja. Väga tubli. Rasedusaegne treening kiirendab sünnitusjärgset taastumist ning võimaldab nautida emaks olemist juba esimestest päevadest. Treenida tuleb värske õhuga tuulutatud ruumis. Selga võiks panna puuvillased hea venivusega, õhku hästi läbilaskvad riided. Ja püüame tõsta jalga. Just. Harjutuste tegemise ajal ja järel võiks juua puhast vett. Turvaline on harjutada rasedate juhendaja käe all, eriti neil, kes pole varem sporti teinud. Treenida tuleb regulaarselt, sest keha peab saama treeningutega kohaneda. Juhuslik harjutamine seda ei võimalda. Kõrge vererõhu puhul on treeningud vastunäidustatud. Erijärelevalvet nõuab suhkruhaige ja mitmikuid ootav naine. Kui üle on elatud varasem raseduse katkemine või enneaegne sünnitus, tuleks olla liikumisviisi valikul eriti tähelepanelik ning arutleda arsti ja juhendajaga sobiva koormuse üle. Enamus normaalse rasedusega naisi võivad jätkata tavapärast sportimist. Arst võiks olla sellest teadlik. Hea füüsiline vorm tuleb sünnitusele ja emaks olemisele ainult kasuks.